No vot Soomesse. Kardad või? Mis sinust tekitab hirmu? Oi, kui hea. Tule, aja ennast üles. Mis? No. Tule üles ja mis need jamad, noh? Kardan, noh. No mis kurat, noh? No kus see meri on siis? Väga kaugel. Nojah, aga siit vist... Noh, näed. Oi. Noh, laljud kõigutada. Mis? No jälle siis graniitkaljude otsas turnimas. Kivi on libe. Ma ei tea, üks siin vahepeal vihma tuli. Noh, on hea trenn. Hommikused morning training exercises. Tunne läheb muudkui paremaks. Ja paar sõna kohe Jube. Peale finišit. Jube hea. Raske. Ei, jube hea on ikka see teine sõna, mis sealt tuleb, mitte raske. No jah. Hej, du lyssnar på Extrem förfestival här och jag droppade just här för att jag kunde ha en stund sedan redan liksom att jag...
töö tehtud ikka ära. jah, tüübid on ikkagi viitsinud majandada siin selle trepiga. Mis viib kaljudeni. Nad kohe nagu oleks teadnud, et me tuleme ja siis viitsisid meile siia ilusa trepid ja see on tegelikult ikkagi väga tore neist, et nad meile niimoodi trepi tegid. Ootasid ära. Sellele ka mingi view siin. Vihm lõppes ja jälle läheb hakkama. Paar tiba tuli õnneks ainult. Ilm on nii super, et no illalla trullalla, noh. See on täitsa nagu maapealne paradiis. Super ilus on kõik. Teed on asfalteeritud graniidiga ja Graniit, metsaalused, see on ikka lausa lust on kõndida siin peal. Kõnnid nagu asfaldi peal linnas, noh. Kõik see on metsa all ilusasti. Tead, no siit läheb vist sinka-vunka. Oleme siis ööbimiskohta otsimas. Täna meil vist telke ei õnnestu jääda, kell on juba 10 õhtul ja meil ei ole mitte muhvigi leitud. Igal pool on kõvasti vihma saanud nüüd õhtu kella 6 alates. Oleme siin juba vähemalt küll 105-60 kilti sõitnud. Ja no ei paista nagu, noh. Siin nüüd on siuke lootustandev koht, kus me vist saame jääda autosse ööseks. püha õhtu sööma. Metsade ja mägede vahel. Need on küll juba. Jälle uus kogemus. Sellised õhtujutud meil täna. Õhtujutud. Ja eelnev õhtujutt oli meil siis sellest jalgratta mingitest matkavendadest, kes siis käisid kuskil see, ma ei tea, kas see oli see Uhuu-tuur või kuidas? Oli vist see Uhuu-tuur, jah, need mingid tuntud telenäod ja kes meil olid. Et 3000 Eesti kroonis jalgrattaga sai täitsa vabalt sõidetud seal, ma ei tea, kas nad sõitsid seal 100 kilomeetrit või oli see 1000 kilomeetrit, tuhandeid võib-olla, jah. Äkki oli kuu aega. Ja see 3000 krooni ratas pidas vastu küll. Aga lihtsalt, et kes oli treenimata ja arvas, et tema sporti tegema ei pea, et ta treenubki sõitu ajal, vot siis need vennad läksid alt, ei treenunud nad sõidu ajal midagi. Kes olid treenimata, jäid seal ikka kilomeetrit maha treenitud vendadest ja ma mäletan, neil tekkisid hullud pahandused, tülid, pinged tekkisid. Esimesed ei saanud minna nii kiiresti, et kurat, et mida te venite, me peame teid seal järele ootama tead ja siis teised jälle seal ei jõua ja kõik, aga ühesõnaga, kui sa oled treenimata, siis seda vormi mägedes sul ei tule. Keha lihtsalt ei jõua enam kohaneda seal, siis ma ei tea, ega nad muidugi päris keskmäestikus ei olnud, ma ei kujuta ette, kilomeeter üle merepinna, 1,5 kilti, ja seal õhuõredus otseselt veel väga, ei anna tunda, kui seal on 3-40 kilo ratta peal seljas, siis on ju ikkagi tohutu koormus lisaks ja ma ei kujuta ette, kas seal võis iga päevale 30 kraadi minimaalselt. Et need on ikka meil siin Eesti ja Soomega ikka nii rasked tingimused, et
see lihtsalt inimene ei kohane, noh. Ja ei kohanenudki lõpuni ära, ma ei tea seal, kuidas nad seal siis, ma ei mäleta enam, see saade oli juba üle 10 aasta tagasi. Isegi 13-14 aastat tagasi, aga lihtsalt nagu metsaõhtu juttude raames on seda kõike nüüd hea aeg meenutada. Ja võrrelda füüsilist vormi, et arutasime just seda, et kas meie läheksime jalgrattamatkale, kui keegi tuleb ja ütleb, et nii, homsest hakkab jalgrattamatk iga nädal aega, iga päev 50-60 kilomeetrit, võib-olla ka mõnel päeval rohkem. Et kas Janna oleks üldse mineja? Mina kindlasti mitte. No jah, 5-60 kilti päevas ei ole enam mingi 20 kilti päevas, et see on juba. Ma kardan seda, mul hakkaks puusaliigesed nii jõhkrad valutama, et ma ei kannataks seda lihtsalt liigese valudega välja. Juba ainuüksi liigese valude tõttu ma ei saaks lihtsalt teha nii palju, noh. Muu osa ma ei tea, noh. Noh, jah, see tahame ikka eri ettevalmistus saada. Omal ajal, kui need Tartu rattamaratonid olid, siis noh, oligi ju. Mäletan ühte Elva sõitu, mis oli Tartu rattaralli õigemini oli ta. Ta oli asfaldi peal 65 kilti ja ma ei olnud üldse trenni teinud, et pidin, noh, olin Elvasse, jõudsin hädavaevu välja ja sealt pidin peaaegu otsad ära andma. Olin seal kuskil Selili muru peal maas. Mõtlesin, kas ma katkestan Elvast Tartusse veel 25 kilti. No. Ülinapilt jõudsin kohale. Et treenimata inimene 65 kilti ei sõida ära lihtsalt. See on noh, ikka täitsa crazy. Ja sul oli ometigi sporditaust. Noh, taust mingil määral oli, aga näed, ei viisanud. Ja me räägime lauskmaa. Me ei räägi siin mingitest mägedest kuskil Afganistanis või Iraanis või kuskil siuksest, noh, tõsises, kus on sul 3-40 kraadi läpatust ja sa oled seal tõesti kilt või poolteist üle merepinna kuskil. Noh, veel 3-40 kilogrammi on veel seljas asju, noh. Et ainuüksi lauskmaal juba on kööga ja sellest on tolles sõidust, noh, ma olin siis ikka 9 aastat noorem, noh. Ütleme, mingi 38 aastane olin ma kuskil. Ja selles vanuses on juba üsna hambad, kui ei tee sporti. Need unetuid autos ikkagi ei olnud päris see. Päris üllatav oli, et oli ju päeva väsimus ja selline vihmauim ja värk oli natuke sees. Aga ikkagi kell 2:30 istusin ja vaatasin kuud. Aga pärast seda millegipärast ikkagi siis õnnestus jääda. Ma ei tea, miks siis sinnamaani. Vaatasin loodust, ühtegi mingisugust metsalooma kuskilt ei olnud ja puudeladvad kuskilt midagi ei liikunud. Aga sina magasid ilusasti, noorskasid ja siis jalad tegid selliseid niimoodi natuke siputamist. Ja siis kui sa keerasid, siis panid selle teki omal ilusasti ümber ja... No. Et väljasport vaadates magasid sa hästi, aga ma ei tea, kuidas su enda tunne on. Ei tea, see on normaalne. Ja päev. Mis see kell üldse praegu on? Midagi 9 läbi natuke. Oi, nagu siis ma magasin ju küll. Võtame, kui ma kell 2 ootasin kella, võib-olla siis äkki kella 3-st magama. Enne kui hakkab vihma sadama, tuleb ära teha, küpsetada liha. Ja mida ikka tehakse? Kell 10 hommikul Soomes hakatakse liha grillima.